Zoomas keskkond võimaldab teha reaalajas videokonverentse ja jagada enda arvutiekraani õpilasega. Üks idee, kuidas seda distantsilt erialatunni tegemiseks kasutada. Koostöö eelduseks on see, et teil on õpilasega täpselt sama noot. Kui ei ole, siis paluge õpilasele enda noodist telefoniga pilt teha ja teile ka saata. Üks võimalus on see, et õpilane saadab enne tundi enda harjutamisest videoklipi ja siis analüüsitakse koos õpetajaga noodi abil videoklipis olevat esitust ning tehakse plaan, mida selle juures veel paremaks arendada. Zoom võimaldab õpilasele ja õpetajal lisaks üksteise nägemisele ja rääkimisele ka arvutiekraani pilti jagada. Selle käigus on võimalus teha märkusi noodile. Need märkused on ainult Zoomi programmis. See tähendab, et ei sodi arvutis algfaili või nooti, vaid Zoom loob ekraani jagamise ajal sinna peale läbipaistva kihi, millele siis märkmed salvestuvad. Mul on siin arvutis avatud noodiprogramm Musescore ja selles üks pala. Ja nüüd ma jagan seda pilti nii-öelda justkui õpilasega. Ma saan seda pilti siis nüüd Zoomi keskkonnas koos analüüsida ja vaadata ning ma saan seda faili ka õpilasele mängida näiteks siin programmis. Me võime koos õpilasele seda nooti kommenteerida ja siia noodi juurde märkusi lisada. Vaatame kiiresti üle, mis tööriistad siin märkuste tegemisteks on. Annotate ehk siis selline pliiatsi ikoon siin avab märkuste tegemise nii-öelda tööriistakasti. Üks võimalus on teksti siia kirjutada. Mängi aeglasemalt. Joonistada siia, kas näiteks vaba käega. Või siin on olemas ka mingid kujundid, näiteks kast takti märkimiseks, pööra tähelepanu sellele taktile, siin on crescendo, siin on ka valmis sellised mingid kujundid, hingamise koht või see triller meeldis mulle väga, see staccato tekitas veel küsimusi, no ja nii edasi. Kustukumm on selleks, et ära kustutada, kui midagi liiga paljuks läks. Ja samuti saab undo ehk siis viimase liigutuse tagasi võtta või redo jälle nii-öelda liikuda paar sammu edasi, kui kogemata midagi sai ära kustutud. Clear puhastab siis need kommentaarid. Esimene valik Clear all drawings, see kustutab kõik ära. Clear my drawings kustutab siis minu kui õpetaja märkused ja Clear viewers drawings, et kui siis õpilane on ka midagi siia joonistanud, et siis kustutab tema joonistused ära. Ja siis on ka siin save nupp, kui ma seda vajutan, siis vaade siit salvestatakse arvutisse pildina. Ja lisaks on mul võimalik lisaks sellele kihile, kommentaaride kihile, mul tegelikult on võimalik ka samal ajal seda Musescore faili muuta, et näiteks liigutada seda nooti, täiendada siin tekste ja nii edasi. Ühesõnaga, üks idee, kuidas teha noodi abil koos õpilasega tööd analüüsides videoklippi.